Tere kõigile! Täna tutvume siis uue ruumilise kujundiga, mille nimetus on püramiid. Siin sa näed kahte püramiidi ja siin on juures ka nende nimetused. Tegelikult on siin pealkirjas ka eraldi märgitud, et need püramiidid, millest me 9. klassis räägime, on korrapärased. Korrapärane tähendab seda, et nende põhjaks on korrapärane hulknurk. Korrapärane hulknurk on siis selline, mille küljed ja nurgad on võrdsed, ehk korrapärane nelinurkne püramiid on selline, mille põhjaks on korrapärane nelinurk ehk alati ruut, ja korrapärane kolmnurkne püramiid on selline, mille põhjaks on korrapärane kolmnurk ehk siis võrdkülgne kolmnurk. Püramiide üldiselt on siis olemas igasuguste põhjadega ja kõikidel püramiididel on üks ja sama sarnasus. Nimelt üks tahk on neil alati hulknurk, kas see on siis nelinurk või viisnurk või kolmnurk, ja kõik ülejäänud tahud, nii-öelda mis siin nagu küljed on ehk külgtahud, need külgtahud on alati kolmnurgad, millel on ühine tipp. Nii et püramiidi põhi võib olla siis ükskõik missugune hulknurk, aga kõik tema külgtahud on ühise tipuga kolmnurgad. Püramiid koosneb siis põhitahust ja külgtahkudest. Külgtahke on tal alati sama palju, kui on tal põhiservasid. Põhiservad on siis põhja ümber olevad servad ja neid külgtahud on siis omavahel kokku pandud külgservadega. Vaatame hetkeks lähemalt ka ühte nelinurkset püramiidi. Kui ma teda liigutan, siis sa näed, et tema põhi on mul praegult siis korrapärane hulknurk ehk ruut. Ja siin on mul mõned lõigud veel joonestatud lisaks siis põhiservadele ja külgservadele. Esiteks on mul siis joonestatud üks lõik, mis ühendab püramiidi tippu ja põhitahku. See on siin see must punktiirjoon ja see on siis püramiidi kõrgus. Nüüd püramiidil on üks kõrgus veel. See on püramiidi kõrgus, millest ma just rääkisin, aga rohelisega on mul märgitud ka külgtahu kõrgus. Ja see külgtahu kõrgus kannab siis eraldi nime, selle nimetus on püramiidi apoteem ja seda tähistatakse M-tähega, varsti lisame tähistused ka juurde. Ja kui ma nüüd seda siin keeran, siis sa näed, et püramiidi sees tekib tegelikult päris palju täisnurkseid kolmnurki. Esiteks tekib täisnurkne kolmnurk siin, kus saavad kokku kõrgus, siis põhitahule tehtud ka selline apoteem ja püramiidi apoteem. See moodustab siis kokku ühe täisnurkse kolmnurga. Nüüd, kui ma siit natuke keeran, siis tegelikult moodustub täisnurkne kolmnurk ka siin, kus mul on püramiidi apoteem, siis pool põhiservast ja külgserv. Nii et tegelikult saab püramiidi lahendamisel kasutada siis kõiki täisnurkse kolmnurga reegleid, saab kasutada Pythagorase teoreemi ja kui on siin juhtumisi veel mõni nurk antud, siis saab kasutada ka trigonomeetrilisi seoseid. Vaatame ka korrapärast kolmnurkset püramiidi. Kui ma siit keeran, siis tema põhi on korrapärane kolmnurk ehk siis võrdkülgne kolmnurk. Samamoodi on mul joonestatud siia püramiidile kõrgus ja kui ma seda püramiidi keeran, siis on siin püramiidil ka külgtahu kõrgus ehk püramiidi apoteem samamoodi. Ja siia tekib jälle mitu täisnurkset kolmnurka ja siin all on siis ka see väikene lõik, mida nimetatakse siis korrapärase hulknurga apoteemiks. Püramiidil on ta põhjaapoteem. See tähendab seda, et ta on siis siseringjoone keskpunkt, seda me õppisime 8. klassis. Igal korrapärasel hulknurgal on siis olemas põhjaapoteem ja seda läheb meil ka siis aeg-ajalt vaja. Aga nii nagu sa põhja peal näed,
et tegelikult siin on ka, et see võrdkülgne kolmnurk, kui ma tolle joonistan kõrguse, ehk siis põhja kõrgus ja samamoodi üks põhiserv ja pool teisest põhiservast moodustab jälle täisnurkse kolmnurga. Nii et püramiidide lahendamisel pead sa kindlasti kasutama väga tihti Pythagorase teoreemi ja oluline on lihtsalt see, et sa tead, et mis tähistusega kõiki neid külgi tähistada. Ja proovime siis teha koos ka ühe joonise, et kuidas oleks püramiidi kõige parem joonestada. Mina alustaksin alati põhja joonestamisest. Nii nagu sa siin näed, et see põhi on küll ruut, sa tead, aga et ta tunduks meil ruumilisena, siis me peame ta joonestama niimoodi nagu natukese rööpkülikuna, et vastasküljed teeme küll paralleelsed, aga nurgad ärme tee täpselt 90 kraadi, et muidu see kujund ei tundu meile lõpuks ruumiline olevat. Nii et joonestame rööpküliku, jättes üles ruumi, et me saaks nagu püramiidi kõrgusesse joonistada pärast. Mina teeks isegi täitsa niimoodi lihtsalt, et teen ühe rööpküliku, olgu see siis mul põhi. Nüüd oleks oluline, et kui ma nüüd selle tipu siis märgin püramiidil, et ta niimoodi nagu selline kööbakas nagu välja ei näeks. Ja selleks ma pean vaatama alati, et see põhi peab tulema, tähendab see kõrgus peab maanduma alati siis põhja peale niimoodi, et ta on justkui põhja keskel. Ja selle keskpunkti leidmiseks on väga lihtne, et kui meil on nelinurk, siis me teeme lihtsalt siia siuksed abijooned diagonaalid. Ja me saame selle siit kätte, märgime siis selle punkti ära siia. Võt nii, see on nüüd see, kuhu meil kõrgus peaks maanduma. Järgmiseks joonestamegi siis kõrguse. Vaata, kui pikk kõrgus sulle siia mahub. Ja nüüd saame juba siis teha külgservad. Ja siis näeb meie joonistus juba püramiidi moodi rohkem välja. Nüüd enne, kui me hakkame siia tähistusi lisama, siis ma soovitan need küljed, mis on nii-öelda nagu püramiidi taga, teha punktiirina. Et sa siin ka näed, et see külg, mis on siin püramiidi taga, nagu kujutatud punktiirjoonena, et siis me saame rohkem aru, et see on ruumiline kujund. Et proovime siin samamoodi teha. Ja kuna selle põhja keskpunkti leidmiseks neid põhja diagonaale oli mul lihtsalt vaja, et saada see kõrguspaika, siis võib need ka tegelikult siit ära kustutada või teinekord lihtsalt õrnemalt teha. Nüüd lisaks sellele, et meil on olemas põhiservad, külgservad ja kõrgus, siis rääkisin ma ka enne, et püramiidil on apoteem ehk külgtahu kõrgus. Ma soovitan selle joonestada, et kui sa sama pidi teinud selle rööpküliku siia alla, siis joonesta see apoteem ka siiast, et siis on see täisnurkne kolmnurk, mis siin tekib paremini näha. Ja oluline on nüüd see, et see apoteem tuleks täpselt selle külje keskpunkti, nii et leia siis alati selle põhiserva keskpunkt ja nüüd on sul hea siia see apoteem joonestada. Ja mulle meeldib siia siis alati teha see nii-öelda põhja apoteem ka, et see täisnurkne kolmnurk oleks paremini näha. Muidugi selle põhja apoteemi võib teha ka punktiiris, et ta ei ole nagu päris selline serv. Nii, et oleks parem aru saada, siis ma kõrguse ja apoteemi värviks mingit teist värvi ja kirjutame tähistused ka juurde. Püramiidi kõrguse tähistame suure H-ga, apoteemi tähis on M, külgserv on siin, siis see on B, põhiserv on A. Ja kuna meil on korrapärane püramiid, see tähendab, et siin on kõik sama pikkusega põhja ümber kõik küljed ja siis on ka tegelikult külgservad sama pikad, mis tähendab seda, et see üks külgtahk on meil võrdhaarne kolmnurk. Pane kirja ka siis püramiidi definitsioon ja kuna püramiidi apoteem on ka sinu jaoks uus mõiste, siis selle selgitus ka. Edasi proovime joonestada ka ühe korrapärase kolmnurkse püramiidi. Selleks alustame jälle põhjast ja põhi, kuigi sa tead, et see on korrapärane kolmnurk, siis selleks, et ta jälle tunduks ruumiline, siis joonistame ta jällegi sellise nagu nurga alla, nii et ta ei tundu meile nagu tegelikult korrapärane olevat. Ja mina teen alati nii, et selle kõige tagumise külje teen sellise nagu pikema ja siis siia ettepoole joonistan selle kolmnurga alla.
näiteks siis niimoodi. Järgmiseks on jällegi vaja saada siis see põhja keskpunkt, et kõrgus joonestada ja selleks, kuna see on tegelikult nii-öelda korrapärane, ta lihtsalt on nurga all, siis tuleks talle lihtsalt 2 kõrgust joonestada. Ja korrapärasel kolmnurgal läheb kõrgus siis aluse keskpunkti, nii et määra siis keskpunktid 2 küljel, näiteks nendel 2, mõõda ilusti korralikult ära, et mida rohkem sa oma joonisel mõõdad ja teed hästi korralikult, seda reaalsem see joonistus sul välja tuleb. Nii, nüüd ma saan 2 põhja kõrgust joonestada. Märgin ära siis nende lõikepunkti ja siit saan nüüd siis kõrguse joonestada üles. Ja see kõrgus on nüüd kindlasti siis otse üles, et kui sul on niimoodi ruudujoonte järgi, on sul hea nagu vaadata. Nii, kõrgus on olemas, nüüd on jäänud siis teha külgservad. Ja tähistused on kolmnurksel püramiidil samad, kõrgus H, püramiidi apoteem ehk siis nii-öelda külgtahu kõrgus on M, külgserv B ja põhiserv A. Ja jällegi need täisnurksed kolmnurgad, et jätame meelde, et siin kõrgus apoteem ja põhja apoteem teevad kokku ka täisnurkse kolmnurga, siis apoteem pool põhiservast ja külgserv, see on ka tegelikult täisnurkne kolmnurk. Kui me nüüd vaataks seda kujundit nii, et me saaks seda liigutada, eks ole, et sellepärast ma näitangi teile neid kujundeid ka 3D vaates, et te tegelikult saaks aru, et mis külgedest me räägime. Nii, ja vaatame siis üle ka loomulikult püramiidi valemid. Tekstülesannetes võib olla siis püramiidi kujuline mingi karp, võib olla katus kuskil, mis iganes torni ots, nii et igast sellised asjad on siis korrapärase püramiidi kujuga võivad olla. Ja loomulikult saab püramiidil arvutada siis nii pindala kui ka ruumala. Püramiidi pindala leidmiseks tuleb siis muidugi põhjapindala ja külgpindala liita. Nüüd põhjapindala oleneb jällegi põhjaks olevast kujundist, et kui põhi on kolmnurk, siis SP on kolmnurgapindala valem. Kui põhi on nelinurk, siis SP on nelinurgapindala valem. Kui põhi on kuusnurk, siis SP on kuusnurgapindala valem. Külgpindala valemit ma siinkohal tõestama ei hakka, see tõestus on teil õpikus olemas. Aga siin on siis see valem juba sellisel lühikesel kujul, kus siis P on sulle tuttav, eks ole, see on põhja ümbermõõt, on korrutatud M-iga ehk apoteemiga ja tulemus on jagatud 2-ga. Ja P ehk põhja ümbermõõt jällegi oleneb põhjaks olevast kujundist, et kui see on kolmnurk, siis sa kasutad siin kolmnurga ümbermõõdu valemit. Kui põhi on nelinurk, siis sa kasutad nelinurga ümbermõõdu valemit. Lõpetuseks ka püramiidi ruumala valem. Ruumala valem on siis sarnane püstprisma ruumala valemiga ehk põhjapindala on vaja korrutada kõrgusega, aga nüüd tuleb siis kogu see tulemus jagada veel 3-ga. Seda ma ka siinkohal tõestama ei hakka, aga internetis on väga palju videosid, mis seda tõestust näitavad ja soovitan ka Foxcademy veebikeskkonnas sisse logida ja otsida üles, et seal on ka üks väga lahe interaktiivne video, mis näitab selle valemi tõestust. Nüüd sinu asi on nendes valemites näha siis oma loogikat, mõelda rahulikult, mida see tähendab ja kõik need valemi osad siis omavahel meelde jätta. Ja samamoodi võrdle neid ka siis eelmise kujundi ehk püstprisma valemitega, et mille poolest need on sarnased, mille poolest erinevad, sest selle kaudu sul tekib rohkem seoseid, et kuidas need kõik meelde jätta. Ma usun, et nüüd sai kõik püramiidist räägitud ja järgmises videos ma teen siis ka mõne näite ülesande läbi.